Hea hällilaps, austatud külalised! Mul on väga suur rõõm esineda niivõrd väärika seltskonna ees ja niivõrd austusäravate ja lugupeetavate esinejate keskel. Minu sõnavõtu teemaks on rahvuskultuuri ja rahvuslikkuse perspektiivid 30. Eesti Vabariigis. Esmapilgul see teema tundub siuke keeruline ja paneb mõtlema. Kui Riina mulle helistas lõppenud aasta 2013. aasta detsembris ja palus sõna võtta antud üritusel, siis ma teadsin, et võiksin kõneleda midagi just nimelt sellest nii-öelda esimesest omariiklusperioodist, kuna alles möödunud nädalal võisime tähistada meie esimese riigipea, president Pätsi suurt juubelit. Aga kuna mul oli nüüd 2 viimasel päeval au osa võtta Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud konverentsist, kus me otsisime Eesti vaimset kultuuripärandit läbi rahvusluse, siis saime sealt inspiratsiooni, et kõneleda teile nii 30. aastate Eestist kui ka rahvuskultuurist ja rahvuslusest ning pärimusest tänapäeval. Ja kesksete teemadena, nagugi mitmed eenpool sõnavõtjad, olen välja toonud mõiste kodu. Kodust algab Eesti ja kodust algab eestlane. Rahvusluse probleemiga puutuvad kokku kõik, kellele meie maailm korda läheb. Paraku on keeruline leida selget ja ühemõttelist, kõiki rahuldavat teooriat, mis ammendavalt seletaks niisugust keerulist protsessi, nagu seda on rahvuslus ja rahvuslikkus. Rahvuslikule mõtlemisele peetakse iseloomulikuks teatud mõttekeskmeid, ideesid, isegi dogmasid. Neist olulisemateks võiks mainida veendumust, et kogu inimkonna jaotumine rahvuseks on loomulik nähtus ja rahvuslus on maailmas koguni kõige tähtsam mõjutegur. Rahvuslane ise usub, et igal rahvusel on olemas omane, eriline, kordumatu iseloom. Iseloom, mida tuleks kõrgelt väärtustada. Teame, maailmapilt ja see kõik sobib nende arvamusega ja me peame ennast suutma identifitseerida ühiskonnas ning ka maailmas. See on meil hädavajalik. Rahvuslane on veendunud, et vabadus ja harmoonia saavutamise eeltingimuseks on rahvusriikide kujunemine ning sellega seotud kriteeriumite olemasolu. Lisaks püsivatele väärtustele, nagu seda on rahvuslik keel, rahvuslikud kombed, rahvuslik söök, toidukultuur ja muu säärane, ongi siis tähtis rahvuslik mõtlemine riiklikust seisukohast. Ja Eesti puhul omandas siis rahvuslik mõtlemine riiklikust seisukohast keskse teguri esimesel omariiklusperioodil. Üldse, kui rääkida rahvuslusest, siis selle juured ja alged eestlaste mõttes ja eestluse mõttes ulatuvad peamiselt 19. sajandisse. Aga suurem ja hoogsam tegevus rahvusluse kui idee kandmisel jõudis siis ellu just nimelt 20. 30. aastatel. Ja kuidas antud perioodil tõlgendati rahvuslikkust? Järva Teataja aastal 1935 kirjutas järgnevalt. Rahvuslikkuse all mõistame oma rahva huvide sihis töötamist, oma rahva käekäigu eest hoolitsemist, oma rahva silmaspidamist. Kui iga kodanik, kes kuulub oma päritolu ja hariduse poolest teatavasse rahvusesse, ei pruugi ennast kanda rahvusluse ega rahvuslikkusega. Rahvuslikkus on teatav meelsus, mis peitub kodaniku mõtetes, tegudes ja unistustes. Veelgi täpsemalt on rahvuslikkuse ja rahvusluse mõiste endale ning ka mitmetele teistele huvilistele teatavaks teinud Eesti üks tuntumaid etnolooge, folkloriste Gustav Ränk. Ta on kirjutanud, oleks aga täiesti vale arvamine, et meie juba siis oma rahvusliku kultuuritraditsioonist loobunud oleksime, kui me ei kanna vanu rahvariideid, kui me ei joo esiisade õllekappadest, kui me ei tantsi nende arhailisi rahvatantse. Tõsi, me suhtume neisse esemestesse nähtustesse küll lugupidamisega, kuid kaotatud aegu ei suuda me siiski taastada ega neid tagasi tuua. Õnnetus võib siinjuures olla aga üleminek. Üleminek, mis kujuneb liiga murranguliseks ja järsuks, kus me unustame kõik vana ja armsa ning võtame omaks uue mõtteviisi.
Mida siis tehti Eesti Vabariigis 30. aastatel selleks, et tugevdada eestluse mõtet, eestluse olemust ja identiteeti? Esmaseks teguriks võib pidada meile armast ja omast ühistegevusliikumisest. Selle kohta on 1927. aastal antud välja sihuke uhke kaanekujundusega raamatukene, kus räägitakse neist mõtetest, ideedest ja tegudest, mis just nimelt ühise mõtlemise, ühise teo ja ühise mõtte elluviimisel ellu rakendati. Lisaks ühistegevusele oli rahva ühise mütsi, ühise jõu alla koondamise baasiks Eesti kodu kujundamine. Eesti kodu, see on eestluse allikas. Kes elab kodus? Kodus elab eestlane. Ja mis nime ja kuidas see eestlane siis peaks kõige paremini oma mõtet mitte välja ütlema ega välja selgitama, kui on see nimi? Igale eestlasele Eesti nimi. Ma olen kindel, et siin saalis on väga paljude esivanemad puutunud kokku nimede eestistamisega. Üks sihuke vahva lugu on rääkida ka, sest teatavasti, kui me räägime rahvuslusest ja rahvuslikkusest, lähme ka ju äärmustesse. Elas seine peremees, kelle nimi oli Värava taga. Mees mõtles, et on aga imelik nimi Värava taga. Ja kui ta kuulis, et on nimede eestistamine, muudaks ka oma nime ära, nagu seda tegi nii minister Einbund kui ka mitmed teised juhtivad tegelased. Ja läkski mees taotlusega Riigikohtusse, et soovib oma nime Värava taga eestistada. Aga häda, vastus tuli ootamatu. Nimelt kirjutas ringkonnakohus, et nimi Värava taga on ilus ja eestipärane nimi. Ja jätkame see alles. Aga mida rääkis külarahvas? Külarahvas teadis rääkida, et see oli see mees, kes oma nimesooviga jäi värava taha. Ka tollel ajal oli probleeme ja muresid väljaspool Eestit elavate eestlastega, kuidas neid kaasata meie ühise mõtte, ühise viisi elluviimiseks, et nad tegutseksid kodumaa hüvangu ja mõtte elluviimisena. Oli traditsiooniks pidada võidupüha, sest peeti ju ka jaanipäeva, et tähistada seda rahvuslikku tähtpäeva rahvuslikus vaimus. Oli ka rahva kuldvara, raudvara, raamatu pühitsemine. Nimelt me teame, et aastatel 1935–1936 peeti raamatuaasta tähistamist. Raamat kui vaimsuse, võimu ja ideede kandja. Aktiivselt tõid kaasa ettevõtmistes pedagoogid, just valdades, maapiirkondades, omavalitsustegelased ja mitmed teised ärksamad inimesed. Taheti kujundada kodust kui elupeegel. Hoogustus kodukaunistamisliikumine ja kõik selle juurde kuuluv. Et siinkohal natuke auditooriumit ergutada, võiks rääkida ka ühe loo kodukaunistamisest. Nimelt siis kuulus kauni kodu juurde ka kaunis käimlakultuur. Nimelt, kui hakati hoogustatumalt rajama uhket, kaunit ja õndsat Eesti kodu, siis leiti, et peab olema ka igas korralikus majapidamises käimla. Ja nõnda on siis kirjutanud üks Muhu konstaabel ühte raportisse. Ammuksi siis selle WC korraldusega nii oli kui tänapäeval. 1905. aastal joosti ikka põõsastesse või maja taha hädale. Kodukaunistamise augustuses anti Siseministeeriumi poolt konstaablitele ülesandeks uurida ja kontrollida, kas külainimesed maal on käimlaid rajanud suure hoolega. Seda ka tehti. Sattuski siis üks Muhu konstaabel avastushetkele, koputas talu uksele, keegi ei vastanud, astus sisse, nägi, naisterahvas askeldab vokiga. Vabandage, proua, kas teil on juba väljakäik? Proua ei tõstnud peadki, tegutses edasi. Andestust, kas teil väljakäik on? Ega proua siis ka pead ei tõstnud, vaid mühatas. Imelik inimene. Kas ta siis ei tea, et kui on sissekäik, siis on ka väljakäik? Omaaegsest mõttest ja ideedest võiks rääkida tunde, aga ometi on meil aeg piiratud. Jõuame
oma ettekande nii-öelda teise pooluseni. Ehk millist rolli omab see rahvuslik mõte ja rahvuslus tänapäevases üha globaliseerivas maailmas, kus me siis seisame silmitsi nii-öelda otseselt siis amerikaniseerumise ning väikerahvaste füüsilise väljasuremisega kogunisti. Selle on viinud või sellise seisukorra soodustamisele aitavad kaasa mõtted ja ideed, kui me oma kodused väärtused, oma eestlase olemuse arvestame peenrahaks. Seda ei põhjusta poliitiline surve, vaid olukord, et assimilatsioon globaalkultuuriga on sotsiaalselt prestiižikas ja loonud kergemini paremaid arenguväljavaateid. Siinjuures tsiteeriksin Ingrid Rüütlit. Kuidas muutuda ja end säilitada muutes ja jääda endaks eestlasena? See on keeruline probleem, mille üle võib metiskleda samuti tunde, kuid mille üle rääkimine on vajalik igale eestlasele, et seda mõista. Üheks variandiks on pidada seda eestlust silmas pärimuse ja esivanematelt saadud tarkuse omastamise ja austamise läbi. Eesmärke võib olla mitmeid. Just nimelt see kodukultuur võib olla selleks, kus peitub meie rahvuslus ja rahvuslik mõtlemisviis. Igaüks meist peaks märkama ja tundma oma rahvakombeid. Need aitavad tänapäeva inimesel seada ja asendada nähtamatute lünkadega, sidudades oma kodukoht ja minevik, panna meid meenutama vanu aegu, kellele me suuresti võlgneme need asjad, kes me oleme täna ning mis meist saab edaspidi. Oluline roll on siinjuures folklooril ning rahvuslikul laulul, rahvuslikul tantsul, rahvuslikul muusikal, mis on määrav tegur selleks, et meie noored mõistaksid rahvuslikust ja rahvuskultuuri olemust. 39-aastane Kai Vihulast on kirjutanud järgnevalt. Mida hakata peale selle suure euroseerimisega? Kui me ei tea, kust me tuleme, kus on juured ja millised need on? Juhan Liiv on asja kenasti paika pannud. Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Kuldne mõttetera. Mida aga siis teha selleks, et see rahvuslikkus meis säiliks? Esmatähtis on just nimelt varane kokkupuude rahvuslikkuse ning rahvuskultuuri eri vormidega. Just lapsepõlvest, just koolist kaasa võetud teadmised, mis on saadud kas muusikatunnis, kodulootunnis, aitavad meil säilitada rahvuslikke väärtusi ning neid hilisemalt ka avastada. On ka üldine arusaam, et meedial on suur rahvuslikkuse edasikandmisroll. Sellega tuleb nõustuda, sest me mäletame ju kõik selgelt möödunud kultuuripärandi aastat, mille lausung oli pärijätta pole pärandit ning mille alavorm võis ka kõlada kenasti kodus loodud pärimus, kas vaikiv varakamber või elav kultuuripärand. Kui me räägime pärimuskultuurist ehk rahvuskultuurist, siis me teame, et maailm on väga palju muutunud. Sellega koos ka vanad rahvuslikud kombed ja tingimused. Kaduma on hakanud need rahvuslikud väärtused, mis on olnud omased eestlastele ajast aega. Hea näide oleks siinkohal Eesti maakultuur. Minu kodukülas Päinurmes, mis asub keset Eestit ja kuulub ühtede paremate muldadega Eestimaa piirkonda, on aastasadu haritud põldu ning kasvatatud probleeme. Selle keskmeks rolliks oli talu kui kodu, mis suutis lahendada oma varustuse, energeetikavajadused ning ka muud tähtsad olulised probleemid. Talu oli koht linnainimesele, kuhu taganeda erinevate raskuste eest. Tänapäeval on see aga kõik muutunud. Iseloomustab kasvõi see seik seda asja, et kui varasemalt viidi just nimelt maalt toitu linna, siis nüüdisajal käivad maainimesed linnas supermarketites toitu ostmas, et end elatada. Tulles tagasi veel põllupidamise juurde, siis külas, kus ennem oli 50-60 talu, kus peeti loomi ja karja, on tänapäeval alles vaid üks taluperemees
kes siis peab oma 2-pealist lehmakarja. Ka see ütleb meile midagi. Kuid, jah, mida siis mööda mõista sellest rahvuskultuurist ja rahvuslikkusest? Kas kõik on siiski nii nukker, nagu me rääkisime? Tegelikkuses ei ole. Me siiski lähme ju metsa seenele ja marjule, et tarveks midagi purki panna. Seda vanad eurooplased tihtipuhku ei tee, kuna neil puudub isegi ju mets, kuhu seenele minna. Ikka veel meeldib eestlasele panna käsi mulda ning tegeleda potipõllundusega. Oma lähedastele kootakse villaseid sokke ning kudumeid. On olemas ka veel külamehi, kes mõistavad siga tappa, ning naisi, kes vorstipuru soolikasse toppida. Aga ka see hakkab muutuma. Üks huvitav seik rääkida juurde, et olin möödunud aastal ühe gümnaasiumi uurimistöö kaitsmise juures, kus siis gümnasist uuris seatapuga seotud kodupärimust. Ja ta oli nii-öelda siis pildistanud ja filminud Eesti talus olevat seatapmise protsessi. Ja see šokeeris kohutavalt koolipedagooge ning nõuti, et see esitlus katkestataks kui mitte humaanne inimväärne tegevus. Õnneks sekkus üks kohalik museoloog, kes kiitis selle töö väga heaks ning hinnati seda siis maksimumpunktiga. Kui veel rõhutada nii-öelda seda mineviku rolli ja minevikust nii-öelda kaasast tulevat pärimust, siis ka tänapäeval saaksime me uuesti teha Jakob Hurta. Kui 19. sajandi lõpuperioodil oli regilaul see, mis oli kaduv Eestist ja Eesti külast ja identiteeditunnustena, siis tänapäeval on kadunuks saanud inimene, kes on elanud 3 põlvkonda ühes piirkonnas, kes teab selle kandi lugusid, mälestusi, pajatusi ja muistisi. See inimene on väärtuslik. Siin on kaasa võetud ka üks siuke raamatukene. Siin on ühe talu peremehe päevaraamat. Kui ma seda lastele näitan, ütlen, et see on nii-öelda vana aja Facebook, sest et see talumees kirjutas siia sisse, või Twitter, talumees kirjutas siia sisse iga päeva kohta midagi, mida ta tegi. Ja see oli tema ajaraamat, mis kestis ligemale 20-30 aastat. Kokkuvõtteks, rahvuslikkus on inimeses ja inimeses kujunemises üldse väga eriline tahk, mis eristab meid kõigest muust ja teeb meid kindlasti rikkaks. Kui rahvuslikkust ega isamaalisust ei suudeta hoida, siis kaob nagu üks värv vikerkaarest, mis seal tegelikult olema peab. Kaob üks erisus, mis teeb meid eestlasteks. Sõnavõtu lõppu plaanisin ka lugeda Hando Runneli luuleread, aga nagu öeldud, siis varasemad esinejad on need paremad palad ära hõivanud, siis seekord jääb Runnel lugemata. Aga tänan tähelepanu eest ja meeldivat ürituse jätku. Aitäh!